tere õhtust, imeline. Alustan siis tänase laiviga küsimustele vastamisega ja selle juurde ma lisan siis või tegelikult kõigepealt ma räägingi kanaldusest, mida siis vaimud ütlesid, mida ma palusin neil kui sõnumit teile edastada. Ja ma usun, et nii mõnigi küsimuse esitaja võib sellest sõnumist siis saada ka endale juba vastuse. Aga ma korraks ootan veel hetke, sellepärast et ma vaatan, et mul kellad kuidagi ei ole sünkroonis, nii arvuti kui telefoni kell, et ma lasen inimestel korraks koguneda, tuleb nii palju kui tuleb. Sest et kuna ma ei ole teinud palju laive viimasel ajal, siis ilmselt Facebook ei jaga seda ka. Ja mulle kogu aeg ütleb, et ühendus on aeglane, kuigi peaks tegelikult väga hea ühendus olema. Selle kanalduse ma kirjutasin mõni hetk tagasi, tegelikult 2 tundi tagasi, 3 tundi tagasi ma tegin selle kanalduse. Ja väga huvitav oli nagu kuulda seda, mida nad ütlesid. Nii. Mul on tunne, et ma hakkan peale, et kes tuleb hiljem, näeb lõppu ja saab otsast peale alustada siis kuulamist. Ja see sõnum, mida ma siis palusin vaimudelt, oligi see, et mida minu kuulajatele 2025. aastaks siis edasi anda. Ja tuli sellist mõnusat mõistujuttu ka, mis alati tuleb. Ja mul on selline tunne, et ma hetkel seda siia ei räägi. See on selline trikikas jutt. Aga sõnum siis tõi nähtavale hirmud, nähtavale, et kus inimesed võib-olla väga palju on ja kus nad tegelikult võiksid olla. Ja see on siis seisund, mitte asukoht. No võib-olla asukoht on ka hea kuskil mõnusas rahulikus kohas, aga elu alge algab sinust. Leia endas üles armastus ning liigu üles madalatest piiridest, mis ühiskond seab. Sul on seal võimalus ärgata ning äratada omale sümpaatsus. Ehk sul on elu, mis vaid sulle ennast näitab. Ja ütleme nii, et läbi aegade on tulnud inimestele sõnumeid ka mulle ja nendele, kes on minu käest kanaldust küsinud või klientide, kellega ma koos töötan, et on vaja lihtsalt tagasi astuda endasse, saada ühendust iseendaga, elada päriselt enda elu. Ja see toob hoopis huvitavad vaatenurgad inimestele nähtavale, mida nad ei ole julgenud vaadata või mida nad ei näe sel hetkel, kui nad on oma mingisuguses keerises, ütleme siis viisakalt. Ja väga rõhutatakse ja väga räägitakse sellest, et inimestel on vaja ärgata ja see ärkamine ei tähenda sinu jaoks võib-olla koheselt seda, et sa nüüd oledki kohe selgeltnägija kõik muud, aga see võib ka juhtuda, aga sa lihtsalt ärkad sellesse reaalsusesse, kus sa hakkad aru saama, mis päriselt toimub, mis on siin nähtavas maailmas ja mis sa tunned ja tajud ära, mis on nähtamatus maailmas. Nii et mõelda vaid, kui kõik inimesed on ärganud ja siis toimub maailmas totaalne mingisugune, kuidas ma ütlen,
ma tahaks öelda, et seal oleks nagu selline doominoefekt tekiks või mingisugune selline tohutu jõuväljaga ring, kus siis need, kes on jooksnud vanade mustrite või vanade elukommete pealt, et nad ei saa enam petta teisi, nad ei saa enam petta iseennast, et sellised asjad lihtsalt kõik tulevad nähtavale. See on muidugi ülim unistus, et ma arvan, et minu eluajal seda ei juhtu. Aga me liigume selles suunas, kus me hakkame nägema nagu tõde ja see on üliäge. Nii. Ja see sõnum oli, et siis hakkab sulle avanema elu ja teistel pole asja. Et sa eladki oma elu ja sa ei pea oma nina teiste ellu torkima ja sa ei pea nagu taluma seda, et teised sinu elus torgiksid. Sest et kui sa oled päriselt nagu ühenduses ja ärganud, siis ausalt öeldes on suht suva. Ehk sa oled siis sellises neutraalses olekus, et sa tead, mida sina tahad, sa tead, kes sa oled ja sa tead, mida sa teed. Sa tunned enda sisemaailma, sa tunned enda mõtteid ja nii edasi. Tere, Ester! Nii tore, et sa mulle tere ütlesid. Veel öeldi vaimude puhul, et sellel aastal on tulemas uudiseid, mille valmidus sul puudub. Ja see ongi see koht, et ma räägin tegelikult edasi praegu, ma ei hakka seda lahti seletama. Selleks, et elu ei kaotaks ära, leia endale kesktee, kus sa näed maailma enda silmade läbi. Usk endasse on ühendus kõiksuse väravatega ning looja teadus annab endast sulle märku. Ehk et eks me oleme ju praegugi kuulnud seda, et siin maailmas igasuguseid asju toimub, tuleb järjest rohkem nähtavale mingisuguseid jamasid, mingisuguseid kohutavaid asju ja sina reageerid ju vastavalt sellele, kuidas sa maailma näed või mis on sinu elukogemus ja väga tihti aktiveeruvad selliste uudiste puhul või isegi kui ma ütlen, et on tulemus uudiseid, mille valmidus sulle puudub, siis see võib käivitada sinus hirmu. Tere, Tiina! Aga kas sa tegelikult ka pead kartma asja, mida sa ei tea hetkel veel? Ja kui mingisugune asi tuleb nähtavale, siis sa lihtsalt vaatad seda ja kuulad. Sest siin oli see lause, et sul on oluline, et sa näeksid, kus sa näed maailma enda silmade läbi, ehk et sul on vaja näha läbi enda vaatepunkti seda ja läbi selle vaatepunkti, et kõik oleks nagu puhas. Tere, Külli! Isand, kas ma Helile ütlesin üle? Heli, Kati, tere õhtust, nii äge, te olete siin. Ausalt öeldes mulle üha rohkem jälle meeldib ennast nähtavale tuua ja siin laivis olla, sest et ma olen nagu aru saanud, et mulle väga meeldib rääkida ja kui minu käest küsitakse mingisuguseid asju, millele ma oskan vastata, siis see on nagu totaalne nauding. Ja see on tegelikult ka minu lapsepõlve haava tervenduskoht, sest et ma olin väga jutukas lapsena ka, ma lobisesin ja ma naersin ja laulsin, ma olin hästi lõbus tüdruk. Ja ma nii mäletan seda, et isa kogu aeg ütles, mul kõrva jooksevad juba virtsavett ja nii edasi, on ju nagu see, et laps räägib siis, kui kana pissib ja siuksed asjad. Et ja nüüd ma siis räägin, mehele ma räägin niikuinii kogu aeg, mees on juba ära harjunud. Ma olen temaga rääkima saanud. Tere, Kadri! Nii, kus ma jäin? Selline sõnum oli ka, et kõik pole loodud üksinda olema. Seega haara endasse armastus, mis sulle vastu plingib südamest. Nagu ei tahakski midagi selle kohta öelda. Sest et mul kohe energia muutus, ma tunnen kohe läks nii pehmeks seest see olek, et kui lihtne on tegelikult näha armastust maailmas, kui sa ise ka ennast armastad. Ja ma räägin jälle läbi enda koha, et ma olen nagu elanud elu selliselt, kus ma nagu ootasin teistelt armastust, aga ise endale ei pakkunud mitte kuidagi.
ja see uuesti enda armastama õppimine ja nende traumakohtade nagu avastamine on nagu nii palju muutnud nagu minu maailma. Aga kui see ongi see koht, et kui sa oled nii kaua elanud selles enda mittearmastamises või sellises destruktiivses elus siis või elumustris, siis ümberõppimine on selline, see on kättevõtmise asi, aga see lihtsalt võib võtta aega. Nii et kui sa nagu iseenda elu peale vaatad ja sa tahad mingisugust muutust saada, siis täiega luba endal nagu seda ajamahtu sinna, kuigi jah, räägitakse, et aega pole olemas, tõstame selle kõrvale korraks, et kõik asjad ei saa juhtuda kohe. Et kui su keha on haige olnud, siis ja sa oled näiteks, ma räägin enda pealt, näiteks ma olen pea 50 aastat varsti elanud siin maailmas, mu keha on mingisugusest perioodis haige olnud, siis ei juhtu üleöö see tervenemine, vaid et keha taastumine võtab aega ja siis tulebki lihtsalt elu teistmoodi elama hakata. Ja see on mingisuguste muude asjade puhul ka, et kui inimesed saavad aru, et nende elukorraldus neile enam ei sobi ja ei meeldi, siis sa võid päevapealt selle kannaka teha, aga sa pead märkama seda, et mis sinu need igapäevased mustrid varem olid ja mis sind üldse ei teeninud enam, et mis tegelikult võib-olla lõhkusid sind, et seetõttu siis märka lihtsalt enda mustreid ja anna endale seda ruumi, et sa saaksid järjest harjutada mingisugust sind teenivat mustrit või tegevust siis või mõtet endale külge. Nii. Inimestel on vaja märgata enda ümbritsevat elu. Kõikidel on oma pool ja sealt leiad selle, mis mängib sinuga kaasa. Ei ole ühte ega teist, on kõik. Uskudes enda sisemist mula, mis peas keerleb, jõuad ühendusest väga kaugele. Ehk et see ongi see sama koht jälle, et olla osaliselt ka kõrvaltvaataja, et märgata seda, mis sinu ümber toimub ja aru saada sellest. Ja alati on nii, et kui midagi toimub, siis sina näed ühte, aga seal on ka teine pool olemas. Et kui mina hakkasin harjutama seda, et kui ma nägin mingisugust situatsiooni ja siis ma vaatasin, et aga mis seal tegelikult põhjus on või mis seal teisel pool on, siis ma sain aru, et ma näiteks reageerisin mingisugustele asjadele selliselt, mis oli varem nagu minu maailm, aga ma ei osanud vaadata seda teist poolt absoluutselt. Seega me oleme üks tervik, lihtsalt on erinevad vaatenurgad. Ja väga oluline ongi see, et selle sisemise mula kohta, see ongi see, mis peas keerleb, on ju sinu mõtted, mida sa räägid, on ju elu kohta, iseenda kohta ja nii edasi. Et mõtted võivad viia sinu ühendusest väga-väga kaugele, ehk siis sul ei ole seda ühendust nii enda sisemaailmaga kui ühendust võib-olla selle kõrgema maailmaga. Ja ma ütlen, et kui ma vaatan oma kliendi kogemust, siis ma võiks öelda, et isegi 80% on tegelikult inimestel lihtsalt see probleem, et nad mõtlevad üle. Et kui nad suudavad luua pähe vaikust järjest rohkem ja tulla rohkem kehasse, siis nad saavad tagasi ühenduse iseendaga, nad hakkavad endast aru saama ja siis nad saavad ka ühenduse nii-öelda oma intuitsiooniga ja sellega, mis sealt ülevalt poolt tuleb ja saavad, kuidas ma ütlen, hakkavad usaldama mingisugusel hetkel seda kontakti allikaga, vaimudega, maavälistega, kellega iganes inimene suhtlema hakkab. Ja üks väga oluline punkt, see on minu arvates, on see, et kõik see, mis tahab näidata ennast sulle, näitab seda peegelpildis. Ma täitsa joonisin selle enda märkmikuse alla, et kõik see, mis tahab näidata ennast sulle, näitab seda peegelpildis. Nii et selle kohta tuleb lihtsalt laiendus, et tagurpidi maailm. Räägiti selles kanalduses palju aususest. Mida nad rõhutasid, oli see, et ole aus, ole rahul ja kõik teised näevad seda mustrit
ja see ongi nagu oluline, et jällegi, et see nagu laieneb edasi, et sina ju hakkad välja näitama seda rahu, ausust, seda mul on tulnud varem ka ja ma vaatan, vist oli veel sellest juttu. Nii et keda sa tahaksid enda lähedal näha, millisena tahaksid sa oma lähedal olevat inimest kogeda ja kõige lähem inimene oled sina endale, nii et alusta iseendast. Ja küsisin ka täiesti provokatiivselt rahast, sest see raha teema on alati olnud õhus. Inimesed on, seal on raha teemadega on alati laengud all, et ja selle kohta vaimud rääkisidki, et raha on palju kardetud. Inimesed kaotavad raha hirmust. Märka seda lauset, inimesed kaotavad raha hirmust. Raha tuleb neile, kellel kartmiseks pole mahti. Et see on jälle see koht, et ka kuidas sa siis näed seda maailma, kuidas sa näed oma elu ja kuidas sa suhtud rahasse. Kas raha on vähe või raha on? Et ma tean lihtsalt läbi selle minu sellise maailmavaate või elukogemuse on siis, kui ma vaatan nagu seda esoteerika maailma või igasuguseid koolitusi või kursusi, siis väga populaarsed on sellised kursused, et kuidas luua raha, kuidas manifesteerida raha, kuidas igasugused rahamaagiad on. Aga ma võin öelda, et need ikkagi enamus ei tööta seetõttu, et sul on mingisugune rahaprogramm sees aktiivne. Ja selle kohta tuligi kohe vaimudelt sõnum, et enda tõekspidamised tuleb üle vaadata. Kui kardad raha kaotada, siis see hirm, mis on ju tekib, see on jälle nii tugev inimese sees. Ja ma olen rääkinud ka sellest, et kui tekib kuskile liigne potentsiaal, siis ei saa seal midagi nagu tõest olla, eriti kui sa tahad nagu kanaldada või tajuda, inimesed kirjutavad või teevad mingisuguseid praktikaid, kus nad tahavad vastuseid, aga kui seal on nii suur hirm taga, siis ta ei saa tõeseid vastuseid, sellepärast et seal on nii suur see hirmu energia üleval, ehk mina ütlen selle kohta liigne potentsiaal. See on Vadim Zeelandi raamatust on see kõnepruuk mulle meelde jäänud. Transurfing. Nii, hirm tuleneb sellest, et kartus kaotada raha võrdub surmaga. Et inimesed tegelikult ei karda raha kaotada, vaid nad kardavad ära surra. Et seal on ilmselt tekib sinna mingisugune mõttejada võib-olla sinna taha, et kui mul ei ole raha, siis mul ei ole süüa, siis mul ei ole võib-olla kodu, ma ei saa maksta makse, on ju, mul pole võib-olla riideid, me elame talvi sellises Põhjamaa kliimas, on ju, kus on talv ja külm ja nii edasi. Et tasub vaadata oma sisekõnet jälle sinna. Ja selle laienduseks veel ütlesid vaimud, et aga raha ei ela sinus, sina elad endas. Et jällegi see koht, mida sa lihtsalt võta kehaga vastu, võib-olla mõistus ei saa sellest lauseehitusest aru, aga tegelikult on väga loogiline. Et sina oled ju see, kes elab enda kehas. Pane ennast tähele ja näita endale ära need kohad, kust saab alguse sinu rahahirm. Ja sa tead siis, kus hakkab raha sulle ennast näitama. Ehk siis räägin nagu selle lahti jälle, et öeldakse ju, et seal, kus on sul kõige suurem hirm, seal on tegelikult sul kõige suurem mäekoht, seal sul on kõige suurem mingisugune kingitus seal teisel pool hirmu. Ja siin nagu öeldaksegi, et seal, kust saab alguse sinu rahahirm ja sealt samast kohast hakkab raha sulle ennast tegelikult näitama. Nii et sa võid seda videot pärast uuesti vaadata, sa võid neid küsimusi endale sinna üles kirjutada vihikusse. Ja kui sa tahad selle aastat alustada sellega, et sa teed elus mingisuguse kapitaalse muudatuse ja alustad kas või sellest, et no vaatad üle siis, mis värk sul selle raha teemaga on või mis värk sul selle tervise teemaga on või mis värk sul selle armastuse või suhte teemaga on, siis on nagu üliäge. Kui hakkad vaikselt minema, kirjutad lahti kõik selle sisekõne, mis sul on ja hästi-hästi ausalt.
iseenda vastu ja kui sa kirjutad, siis kui tulevad mingisugused teemad üles sealt, siis pane emotsiooniga täiega. Vahest võidki susiseda seal ja kirjutada välja kõike seda jama, mis sinu sees on olnud või kuidas sa koged seda elu. Järgmine küsimus, mida ma küsisin, et toogu siis tervise teema ka ruumi. Ja mida siis vaimud ütlesid, et tervis on olulisim vara koos sinu hinge energiaga. Ja pole ühendust, pole tervist. Ja seda olen ma ka näinud päris palju oma klientide pealt ja kogenud iseenda pealt, et inimesed, kes on väga-väga mõistuses, neil ei ole ühendust endaga, neil ei ole ühendust kõrgemate jõududega siis, või oma hingegagi, siis tihti on neil väga suured terviseprobleemid. See ei tähenda, et see 100% on nii, alati on ka võib-olla erand, aga minu kogemus on, ma ei tea, mingi 98% on see nii olnud. Ja kui ma küsisin selle kohta, et aga kui ühendus on ja tervis jupsib, siis tuli vastuseks, et siis valetad endale midagi, mida keha ei kannata. Ehk et see iseendale valetamine, see teema on hästi ka tugevalt õhus olnud väga paljudel. Ja samamoodi, kui ma iseennast olen lahti häkkinud, ma olen näinud mingisuguseid valesid ära, mis on need lood, mida ma iseendale räägin. Ja seda küll mitte viimasel ajal, see oli juba päris tükk aega tagasi, kus ma otsustasin ära, et ma olen väga aus iseenda vastu ja ükskõik kuhu sündmusele ma läksin, siis ma otsustasin, et ma astun lihtsalt, et häkkige mind, tõmba kõik nähtavale, on ju. Et ma saan aru, et mul on midagi ja ma olin hästi julge selles osas ja see viis mind päris kiiresti edasi. Ja väga palju terviseteemasid olen ma suutnud lahendada selle tõttu ja muid teemasid ka. Ja see sama koht siis, mis oli, et kui ühendus on ja tervis jupsib, siis valetad endale midagi, mida keha ei kannata. Ja taastumine on võimalik, nagu ikka, on võimalik ennast ära tervendada, meie keha on väga võimas. Aga seos peab olema nähtav, ehk et sul on vaja näha siis see koht ära, et kus sa endale valetad ja mis on siis see, mida su keha seal üldse enam ei kannata, et need taipavaised tulevad üsna kergesti välja või ma võiks öelda, et üsna lihtsalt ja kehaliselt tuntavalt. Nii, üks teema, mis veel on olnud hästi tugevalt nähtaval, on enda kokku surumine, enda väikseks tegemine. See on olnud ka minul ja mul on üks lähedane inimene, kes praegu nagu väga pikalt on juba nagu sellega tegelenud. Aga enese kokku surumine ei ole piisav tunne ja muu sisemine valu ei õpeta sulle elamist, vaid vaikselt suremist. Ehk et siis, kui sa kardad päriselt elada, kui sa ei julge rääkida oma tõde, kui sa teed ennast väiksemaks, et äkki sa saad pahandada või mis iganes, siis sa tegelikult oled oma elu kõrvale tõstnud ja sa... Ma ei taha öelda sulle, et sa vaikselt sured, sest see 100% ei ole tõde nii, aga see on totaalne hääbumine. Ja teiselt poolt väljatulek on jälle hirmudest läbiminek ja vaadata hästi tõsiselt otsa enda emotsioonidele või mis iganes sa oled endale loonud. Sest et järgmine lause, mis mulle öeldigi kohe, oligi see, et raamid oled loonud ise ja õpitud valed on need, mis tahavad hoopiks nähtavaks saada. Et eks need õpitud valed võivad olla siis meie lähedastelt, kellega me koos viibisime lapsepõlves, vanemad, vanavanemad, lasteaiad või õpetajad või mis iganes seal on. Et kõik need asjad iseenda jaoks nähtavaks tuua. Sa oled oma hirmude kogum, kui ei ela. Hirm on inimeste seas populaarne, aga ei oma mitte ühtegi tähtsat eluaspekti või sageduse määra, mida tegelikult aidata. Ehk siis see hirm tegelikult ei aita sind mitte kuidagi. Et see hirm võib olla sulle kui väljakutse
aga hästi klišeelik lause, et hirm on illusioon, on ju. Ja tihti ongi see, et mida me oleme oma peas välja mõelnud või mida me oleme hakanud uskuma, mida meie ümbritsev siis räägib. Aitab jällegi see, et sa oled ühenduses iseendaga, sa päriselt tajud seda enda maailma, sa saad aru, mida su keha teeb ja reageerib. Ja loomulikult siis need info sealt kõrgematelt jõududelt. Väga rõhutati seda, olgem ausad sellel aastal, ja ma kirjutasin sulgudesse ka, sest ma nägin, kuidas nad hakkasid muigama, et alati muidugi teisel ajal ka. Valede lõpp on karmaline tee tipp ja paljudel on see raskesti ületatav. Aga armastus ravib kõik haavad. See saab alguse sinust. Armastus enda ja oma elu vastu on võimsaim tööriist sellel planeedil ja see laieneb kõigile. Ja sellega need sõnumid lõppesid. Nii et võtaks selle kokku lihtsalt, et võti on ikkagi armastuses. Hästi selline asi, mida väga paljud inimesed ei salli ja mida nad ei suuda vastu võtta, sest tihti nad ei armasta ennast või nad ei saa aru sellest, mida siis see tähendab, see armastus. Ja see alguse saab ikka sellest, et oled lahke enda vastu, on ju, ja armastad ja hoiad ja hoolid endast. Ja kui sa enda vastu oled selline soe ja armastav, siis sa annad seda armastust ka ju väljapoole ja teised näevad seda. Ja see meie hinge energia, siis sisemine valgus, et see ongi tegelikult see tingimusteta armastus. Ja kui sa võib-olla nüüd nagu saad aru sellest, et kui me koosneme tingimusteta armastusest või see on hästi puhas, karge, valge energia, siis see päriselt tekitab seda head tunnet, et kui sa tuled ka oma siia südamesse, südamekeskusesse, südameruumi peast allapoole, siis sa tunned seda, sa koged seda, väga paljud inimesed lihtsalt pisarad hakkavad voolama, sest nad on nii palju igatsenud selle iseenda järgi, iseenda hingeühenduse järgi ja selle armastuse järgi, mis sealt õhkab. Hei Riina, kanalduse sa magasid maha, kuulad järgi. Et just lõpetasin ära selle kanalduse, mida vaimud rääkisid. Nii, kas ma tahan midagi veel selle kanalduse öelda või sellega on kõik? Kui te tahate küsida vahepeal või rääkida, kommenteerida, olge julged. Ma siin muidu lobisen lõputult vahet pidamata. Mida öeldakse või näidatakse on see, et maandust on vaja ka, et ma saan aru, et siin on vist enamus on naised või kõik ongi naised seda vaatamas, et siis näitab seda, et seda maandust on vaja ja see maandus toob ka hästi palju kehasse. Nii, lähme siis küsimuste juurde. Väga huvitavad küsimused olid. Ma usun, et siit on juba vastuseid tulnud. Ja ma näen, et on olnud väga selliseid vaimse maailma keskseid küsimusi siis või sõnastus on selline. Aga esimene küsimus oli siis, et mis on nõutav, et elada iga hetk täiuslikus tervises. Ja ma tahaks öelda, et tegelikult elades oma tavapärast elu või igapäevast elu, siis see täiusliku tervise raam on igalühel erinev. Ja kuigi minu meel tahtis sulle kohe vastata selles, et täiuslikku tervist siin selles ühiskonnas ei olegi võimalik saavutada, et selleks tuleks eralduda täiesti ära siit sellest keskkonnast
valida siis tõesti selline koht, kus ei ole mingisuguseid kiirguseid, saastet, ma ei tea, väetiseid, kasvatada kõik toit ise, teha mingisuguseid vaimseid praktikaid, elada rahus on ju ja nii edasi. aga kui ma panen nagu sind sellesse igapäevaellu, siis tuleb sulle lihtsalt vastus, et täiuslikus tervises elamiseks on sul vaja endale võtta aega. Et see on Tiina küsimus ja ilmselt see laieneb ka väga paljudele teistele, sest et me oleme juba harjunud või meid on õpetatud elama nagu orav rattas või me oleme siis sattunud oma töökohustustega või perekohustustega niimoodi, et kus ei ole isegi tunnet, et oleks tagasiteed sellest oravrattast ja väga paljud inimesed võivad siis kogeda hoopis süütunnet, kui nad võtavad iseendale aega. Ja see aja võtmine pigem ongi see, et suudaks inimene lõdvestuda. Kui ma vaatan korra sind. Ma võiks sulle hakata rääkima seda toitumise asja, et sa pead seda, teist ja kolmandat sööma ja siis sa peaksid käima jalutamas 10 000 sammu aga ma näen, et see ei kehti sulle, sest et iga inimene on unikaalne ja seal on pigem see koht, et on vaja kõigepealt aru saada, millist elu sa elad. Ja mis on sinu sisemine see kuidas sa tunned ennast enda kehas, sest ma näen, et sul on vaja maha rahuneda. Ehk et seal on ilmselt kas närvisüsteem on pinges või on mingisugune mõttemeel või on see seotudki, et mingisugune sisemine vadim, sisemised pinged, tähtsused, kartlikkus, hirm, et kõik see tekitab mingisuguseid pingeid, et on vaja saada selline sisemine lõdvestus. Sest et kui sa oled ühenduses, kui sa oled lõdvestuses, siis ütleme niimoodi, et sisemises rahus. Seda tuleb, ütleme niimoodi, et söögi alla ja söögi peale kanalist kogu aeg inimestele, et on vaja saavutada see sisemine rahu. Sa pead leidma iseenda jaoks sellise sobiva praktika, millega sa saad oma keha, meele ja närvisüsteemi niimoodi totaalselt maha rahustada. Aga üks esimesi asju on see, et tule peast kehasse. Et sa võid vaadata, mul on YouTube'is üks video, kus ma siis hinge kutsun kehasse siia südamekeskusesse. Et tegelikult on üks teine nipp veel, et inimesed, kes võib-olla ei taha kogeda seda, sest tihti, kui me kutsume hinge oma kehasse, siis seal laskumisel siin kõripiirkonnas on selline hästi ebamugav tunne tuleb ja siis inimesed nagu lõpetavad ära või panevad nagu siit, pressivad kinni, sest et seal võib tekkida selline köhatus või okserefleksi tunne. Et siis on üks teine harjutus, mis samamoodi toob sind kehasse, on see, et siin on meie südamekeskus, siin on meie hingekodu ja mina kutsun seda aarete kambriks. Ja see lihtsalt ütled endale, et ma laskun nüüd oma aarete kambrisse. Ja ma tean, ühe inimesega praktiseerisin koos seda, kes on väga-väga mõistusinimene ja temal oli see palju lihtsam ka tulla lihtsalt siia oma aarete kambrisse. Ja kohe, mis sul tekib, sul läheb soojaks, sul läheb siit turi ja õlad ja kael läheb pingevabaks, sul läheb siit rinnak lahti, sa koged seda, et sul on palju rohkem õhku ja sa saad nagu sügavamalt hingata ja sa ju tead, et kui kehasse tuleb rohkem hapnikku, siis sa suudad sellega ka rohkem keha rahustada.
ma tahaks öelda, et keha taastada. Et ja selline hästi mõnus olek on. Ja seda on hea teha, kas oled sellises päris lamavas olekus, võib-olla on isegi raske alguses sellises, kui sul on mingi kõrgem padi või sa istud sellises mõnusas tugitoolis või diivanil, et proovi niipidi ja hakka seda tegema. Ja see viib sind sellisesse mõnusasse olekusse. Enne magama minekut võib-olla on hea teha ka, et siis jääd magama sügavamalt. Et ma loodan, et ma sain sulle vastata, aga üks asi veel tuleb see, et siis iga hetk täiuslikus tervises elamiseks on vaja kontakti iseendaga. Ehk et alusta sealt, sellepärast, et kui sul on kontakt iseendaga olemas, siis sa juba tead, mida sa süüa tahad, mida su keha küsib, mida sa teha tahad üldse, on ju. Kas sa tahad minna jalutama või sa tahad hoopis pikutada. Kui sa tunned, et sa ei taha mingisugust kodutööd teha, palgatööga on keerulisem, on ju. Seal pead leidma mingisugused muud lahendused, aga sa saad nagu väga suurelt hakata elama selle iseenda tunde järgi. Ja ma arvan, et see aime küsimus ka, see, kuidas viia kesknärvisüsteem stabiilsesse rahuolekusse, et siis on see sama asi põhimõtteliselt. Et mina räägin hästi palju läbi selle hingemaailma ja hingeühenduse ja nähtamatu maailma, aga on olemas ka see osa, mis on nagu psühholoogiline ja metatasandil, et minu üks enda kogemus on see, et see oli aasta 2010, kus ma olin ka sellises kohas juba, kus ma ei maganud üldse. Mul oli peres oli üks jama ühesõnaga. Ja minu närvisüsteem sai nii korraliku paugu, kus ma ei maganud üldse enam ja see mõjutas muidugi mu seedimist ja kõike muud ka. Aga siis ma käisin metameditsiiniterapeudi juures ja ta õpetas mulle sellist praktikat lihtsalt, et 3 korda päevas üles, kui ma ärkan hommikul, õhtul enne magama minekut voodis on ju, ja keskpäeval siis ma loon endale sellise lõdvestuse, kus ma siis kõik kehaosad ühekaupa ära lõdvestasin. Ja ma tegin seda isegi töö juures. Mul ei olnud seal mingit diivanit ja ma ütlesin kontorisse, et mul on 15 minutit vaja, et ma lähen nüüd istun oma nurka ja ma lõdvestan oma keha. Ja kõige selle juures siis ma viisin ennast ka oma turvapaika, mille ma olin iseenda jaoks välja mõelnud, et mul on mingisugune üks rand Hiiumaal, kus ma siis käin seal rannas istumas ja ma lõin selle tundega, et see on mu kõige parem koht, kus on olla. Et kus päike paistab, kus on soe ja seal ma olen nii hoitud. Ja aasta on praegu siis 2025 ja see turvapaiga koht töötab mul nii hästi, et mul piisab lihtsalt sellest, et kui ma panen enda pilgu sinna mõttes, et ma nüüd istusin sinna randa, mu keha juba rahuneb. Ehk siis alguses on vaja harjutada see keha sellesse seisundisse, et sa viid kogu aeg oma rahu paika ja ühel hetkel, kui on nagu see kehasse juba talletunud, et kui sa mõtte viid sellesse rahu paika, et siis su keha rahuneb. Ja loomulikult, et seesama asi jälle, et kui oma kehas olek, et kui on mingisugused pingelised olukorrad, siis see maandus on hästi-hästi oluline ja rahulikult pikad hingamised, neid praktikaid on nii palju, et sa pead lihtsalt leidma selle endale sobiva. Ja siis sa tead alati, et kui tekib mingisugune olukord, siis sa tead juba, et kui sa lähed paigast ära, siis sa tekitad endale selle hingamiskoridori või mis iganes, et sa saad ennast taastada. Lihtsalt on vaja harjutada võib-olla niimoodi, et ühel hetkel, et sa ei peaks enam voodisse pikali minema, sest et väga paljud inimesed õpivad mingisuguseid praktikaid tegema nii, et ma lähen nüüd voodisse, mediteerin, olen pikali ja siis seal kõik töötab, aga kui mul on vaja seda püsti või mõnes muus keskkonnas teha, siis ei tööta.
ma vaatan, kas Aimele on veel midagi sinna juurde tuleb. Ma ütlen sulle ikkagi selle välja, et seal on midagi, mida sa valetad endale. Ja seetõttu tõmbab ka keha kohe nagu pingesse. Ma tunnen kohe, kuidas nagu tõmbab nagu siit ülaselg ja turi nagu selline valves ja kaitses olek. Ehk et vaata üle need lood, mida sa endale räägid. Ja seal võib olla võti. Seal isegi on võti, mulle näidatakse ja jah, meie ümbruses on nii palju seda igasugust müra ja kõike muud, et seda närvisüsteemi nagu rahustada, see tähendaks nagu seda, et on pidevalt vaja valida lihtsalt enda ümber ja enda sisse seda vaikust. Et ma olen ise tähele pannud, et ma nüüd siin pühade ajal oleme vaadanud mehega järgi Vene selgeltnägijate tuleproovi, et lihtsalt sealt harjutada seda tajumist ja ise ka mingisuguseid asju praktiseerida. Kuigi see on väga põnev see kõik, siis ma mingi hetk hakkasin avastama, et ma öösel ei saa ka enam rahulikult magada, sest et see energia tuleb nagu sisse. Et siis on jällegi see, et sa, kui me räägime energiamaailmast, siis sa ühendad ennast lahti. Et sa lihtsalt kujutad ette, et sa lõikad läbi ja pühid luuaga kõik minema, et su väli oleks puhas, et ta jääks sulle sinna vibreerima, eriti see peapiirkond, et seal võib blinkida see kõik. Aga kui räägime füüsilisest maailmast, et siis kindlasti sul oleks vaja enne magama minekut mingi pikem selline rahulik periood, kus ei ole nagu ei arvutit, telefoni ega telekat, vaid ongi see, et kus sul on selline mõnus vaikus on toas. Et see aitab. Või saad enne magama minekut väljas jalutamas korraks käia. See on ka nagu selline mõnus tõeline kingitus. Nii, Külli, kuidas oma tõelist sügavat olemust avada ja väljendada? See on teekond. Et seda ei saa nagu ühe korraga nagu juhtuma panna. Tegelikult saab, aga see ongi see koht, et kui keegi võtab sul lahti kõik, siis sinu närvisüsteem ei pruugi vastu pidada. Ehk et siis oma sügavust olemust sa saaksid avada järk-järgult sisekaemustega. Ja väljendamine võib-olla näiks see nii, et kui sa tead juba, mis on need sinu soovid, mida sa teha tahad või mida sa naudid, siis läbi selle sa hakkad liikuma selles suunas, sest see on nagu üks killuke sellest, kes sina oled. Sul on vaja armastust endale jagada. Läbi armastuse hakkad sa nägema enda tõelist valet või seda tõelist poolt, mida sa ka... Ma tahaks öelda, et sa varjad iseenda eest ka. Sa varjad iseenda eest ja selle eest, et teised ei näeks sind. Ma soovitan sul teha ühte kirjutamispraktikat, kus sa vaatad üle, mis sinu lapsepõlves toimus, mingi 4-aastane olid. Et seal on nagu mingisugune koht, kus sa hakkasid ennast varjama. Et pane sinna tähelepanu. Ja ma tean, et sa teed selle ära. Sinu energia on selline, et sa tegelikult saad hakkama. Nii, vaatan, Kristiina on kommenteerinud, tekkis kohe huvi selle video vastu, milles hingeühenduse taastamine. Ja see on täitsa YouTube'is olemas. Ma võin sulle ainult öelda, et kui igapäevaelu juurde naased, siis hingeühendus nagu 100% ei jää püsima, et liiga palju läheb tähelepanu väljapoole, aga sa õpid järjest rohkem
olema kontaktis sellega, kui sa hakkad praktiseerima seda praktikat või teed midagi muud ka, et see tõsiselt aitab. Ja kui hing hakkab rääkima, see on äge. Nagu sina ise räägiksid endaga. Aga see osa, mis sinust teab kõike, on nii üllatav lihtsalt sellepärast, et sa isegi ei tea kõike, sest et ma ei tea, ma olen vahest teinud neid vestlusi ja väga huvitav on endast teada saada. Aga kõige lähemal on hingeühendusele see väike sina. Ehk et kui sa oled tegelenud sisemise lapsega, siis see sisemine laps näitab sulle nagu kõige puhtamalt seda sind. Nii et mina lihtsalt olen üllatunud olnud, kus ma mingisugustes protsessides olen tervendanud siis seda sisemist last ja ma sain aru, ma tervendasin seda kohta, kus ma olin oma väge kinni pannud ja siis mul ei jäänud muud üle, kui mul tuli tunne, et ma pean talle lihtsalt andma selle juhatuse, et ta minu sees hakkaks seda lahti võtma ja see väike mina siis peitis põhimõtteliselt kõhtu, tegelikult naisterahvad enamus panevad kõhtu kõik oma igasugused valud ja haavad ja kõik muu ka, on ju. Ja siis ma nägin, et seal on mingi koht, mis ei tulnud välja, ma ei saanud mitte kuidagi kätte ja siis ma tundsin, et ma annan talle siis ülesande ja tema nii siiralt, see väike mina siis seal oma võlukepikesega tegi seal 3 korda seal mingisugust liigutust ja mina oksendasin. Nii et meie sisemised lapsed on väga-väga väekad, sest neil on olemas see mälus veel see hingeühendus ja see kogu see potentsiaal, mida nad tegelikult kannavad, mida meie tegelikult kanname. Katsetage. See võib päris fun olla. Kuidas saaksime paremini mõista oma vaimseid võimeid ja potentsiaali maa peal? Millised meetodid aitavad oma sisemist jõudu avastada ja arendada? Korralik pähkel. Ma kohe võtan kõigepealt selle vastuse kanalist ja siis ma vaatan oma kogemuse pealt, mida ma laiendan. Ja esimene vastus, mis tuleb vaimudelt, on see, et peaksid aru saama, kes nad on. Selline tunne on, et väga paljudel inimestel on tekkinud illusioon sellest, kes nad on. Seal võib olla taustaks vanemate programmeering või mingisugune ühiskonna teema, aga seal on ka see koht, kus lapsed on pannud endast eemale selle, kes nad on, et oma vanematele meeldida. Ja see on jällegi see asi, et kuidas sa saad sellest teada, on see, et sa hakkad ennast häkkima lihtsalt ja lahti kirjutama näiteks. On igasugused hingamispraktikad ka, aga seal on lihtsalt see, et sa vabastad siis neid blokeeringuid, mis on ka üliäge, sest alati ei pea teadma kõike. Ja väga paljud inimesed ei saa näiteks teistmoodi ligi, kui hingamisega lihtsalt keha annab vabaks. Aga kuidas paremini mõista oma vaimseid võimeid? Vastus või tuleb kohe küsimus, et mis sulle meeldib? Milline elu sulle meeldib? Või milline elu sulle meeldiks? Seal on võtmekohad. Huvitav on see, et see sama vastus tuleb sulle ka, et sa peaksid hakkama ennast rohkem armastama. Sellepärast, et ega
ma võin sulle öelda, et ega mina ka 100% ei tea veel, mis on see minu potentsiaal ja millised on need minu vaimsed võimed, sest et ma alles avastan seda ja see ongi teekond. Aga kuidas mina seda teinud olen, on see, et ma saan aru, et kui mul on kuskil mingisugune seisak või energia on kinni, siis ma hakkan küsima küsimusi. Ja need küsimused tulevad mulle pähe, et mida siis küsida, hakkan suunama, küsin ühtepidi, kui ei saa vastust, küsin teistpidi. Ja ma muidugi olen väga palju tegelenud kirjutamisega, täna mul on palju lihtsam mitte kirjutada, sest mul lihtsalt tuleb nii palju seda teksti, et ma ei jaksa seda ära kirjutada, aga kui sul ei ole tajud väga lahti ja sa ei oska nagu tunnetada läbi oma keha neid nii tugevalt, siis ma soovitan sul ikkagi alustada kas või kirjutamisest. Meditatsioonist võivad olla sellised praktikad, mis on siis kehast kõrgemal pool. Vaat üks asi on see, et kui sa tahad lihtsalt meelt rahustada, siis on vaja sellised praktikad, mis toovad sinu kehasse, on ju. Aga kui sa tahad oma seda sisemist jõudu ja kõik seda potentsiaali ja kõike seda avastada, siis ma soovitan sul teha selliseid praktikaid, mis on juhendatud kindlasti. Ja Akashi kroonikad mulle nagu kogu aeg ütleb. YouTube'is on hästi palju Akashi kroonikate meditatsioone, leia endale see, mis sulle meeldib ja sinuga resoneerub. Et mul oli mingisuguseid 3 varianti, kui ma kunagi hakkasin tegema. See oli ka juba päris pikka aega tagasi. Ja need Akashi kroonikad nagu hakkasid mulle nagu minu kohta infot andma, et ma sain näiteks oma hinge nime teada. Et noh, ja see hinge nimi, vaata mõni ütleb, et aga mis see nimi mulle ütleb, et okei, ma saan teada ka edasi. Mina täna tean seda, et sellele minu Karinil on selline jõuline ja tulistav energia, aga Kail on see, mis on minu hinge nimi, siis see on hoopis teine pehme, selline õrne energia. Et kõigepealt võib-olla, kui su tajud ei ole lahti, siis alusta sellest, et õpi kõigepealt tajuma iseennast ja enda ümbritsevat maailma, ruumi, kus sa oled ja sealt sa saad järjest edasi, sest kui sul tajud on väga-väga kinni ja sa saad teada oma potentsiaalist, see annab küll võimaluse selle poole liikuda, aga sul pole alguses selle teadmisega mitte midagi peale hakata, sest et see on see, et sa oled praegu esimesel korrusel näiteks seal, ma ei tea, ala 30 korruselisel majal ja siis pannakse sind kohe 30. korrusele, aga sul on kõik asjad vahepealt tegemata, ennast avastamata ja nii edasi. Ehk et see elu siin maa peal tegelikult ongi nagu see teekond ja me olemegi kogema tulnud seda iseennast ja oma elu siin ja läbi selle elu elamise ja läbi iseendast teadlikuks saamise me arenemegi. Nii et ma vaatan, kas sulle on mingi sõnum veel tulnud. Sisemine rahu, samamoodi. Vaikus, et ennast kuulata. Su süda räägib sinuga, aga selle jaoks, et sa kuuleksid, ilmselt on vaja siis seda sisemist vaikust. Ja sa saad küll tajuda väga hästi. Nii, kas selle küsimusel on veel midagi lisada? Tuleb selline info, et sul on vaja iseennast vastu võtta. Et mis on need kohad, kus sa iseennast nagu maha salgad või sa ei ole nagu siis tunnistanud midagi iseenda kohta.
ja rohkem ei tule sulle, see vastus on sulle. Nii, hästi esoteeriline siis küsimus või sõnastus. Mis on nõutav enesega suuremasse joondusesse tulemiseks, julgemaks mitte tegeleda enam inimeste ja asjadega, mis mind enam ei teeni? Nüüd läheb sõnastus keeruliseks. Loomul tasa ja vägivallatult enda vastu. No see on selline väga laiali valguv küsimus jälle, et aga miks sa siis tegeled teiste inimeste asjadega ja teiste inimestega, et ja ennast kõrvale paned. Et võib-olla, et kõigepealt tuleks sul ise endale otsa vaadata siis, et miks sul on üldse vaja tegeleda. Ja siis vaatad sellele peale ka niimoodi, et mida sa tegelikult seal kardad siis. Sest et kui inimene tegeleb teiste inimestega ja nende asjadega ja seda ei julge nagu ei öelda sellele, siis ilmselt seal võib olla see teistele meeldimise koht ja kus on vaja lihtsalt teiste armastust teenida. Ja suuremasse joondusesse tulek ongi see, et sa tuledki nagu kehasse, sa oled maanduses, sa hakkad selliseid praktikaid tegema, kus sa oled ühenduses iseendaga. Ja kui sa oled ühenduses iseendaga, seal ei ole hirmu. Seal ei ole mingisuguseid õudusi, sest et südameruumis olles on väga hea olla. Seal on, nagu ma ütlesin, seal on mõnus olla, seal on soe, turvaline, seal on kerge hingata ja seal ei ole välise maailma suhtes hinnanguid. Aga ma vaatan, mis konkreetselt... Sulle tuleb väga selline otsene sõnum, et lõpeta ära see vaimne jura ja hakka endaga tegelema. Sellele ma saan ainult öelda nii palju, et ka mina olen need äärmused läbi käinud ja mingil hetkel ma olin hästi vaimne, aga ühel hetkel ma sain aru, et me oleme ikkagi hingedena tulnud siia kogema elu planeedil Maa ja kasutama siis läbi seda oma hingetarkust ja kõike seda, mis meie sees on. Aga kui me ei ela enda elu, kui me ei julge elada enda elu, siis meil on vaja vaadata otsa sellele, et mida me kardame. Ja see on nagu väga huvitav, et kuigi ma olen ütleme niimoodi, et 2001, ütleme nüüd 14 aastat olen tegelenud enesearenguga, siis praegugi veel tilgub välja mingisuguseid asju, mis on nagu kuskil kaugelt lapsepõlvest nagu tulnud, kus ma olen nagu ennast kinni pannud ja ma ei ole julgenud olla mina ise. Ja viimane asi, mis mul nähtavale tuli, oli üldsegi seotud minu mingisuguste, ma ütlen lihtsalt sugulastega, kus nad püüdsid siis ilmselt mind vaigistada selliselt, et ma ei, kuidas ma ütlen, et ma nagu üks täiskasvanud inimesega lõi nagu koos minuga siis selle saladuse, et see, mida ma teen või näen, on saladus või ma ei oska sulle seda nagu täpsemalt seletada, sest et seal on nagu detailsed asjad, mis on seotud minu lähisugulastega ja ma ei taha sellest avalikult rääkida. Ehk siis ma nägin ära lihtsalt, et üks minu sugulane, tal oli nagu, ta nagu kartis seda, mida ma tegin, sest ma lapsena, mul on mingisugused pildid, kus ma ütlesin asju välja, mis olid tõesed. Ja ma nägin, et see osa nagu ei sobinud või mis iganes seal oli. Ehk et kaevata iseendas, vaadata, mis on see, mis tegelikult sul selle hirmu üles toob, minna sellest hirmust läbi ja ennast valida. Ma võin sulle öelda, et kui sa järgmisel hetkel, kui sul tuleb mingisugune kogemus või mingisugune situatsioon, kus sul on valida, kas sa nüüd ütled ei sellele teisele inimesele ja ütled endale jaa,
siis sellel hetkel, kui sa ütled sellele teisele inimesele ei, sa saad totaalse energialaksu. Sa lihtsalt tunned, kuidas sul nagu see power ja see jõud kasvab, siis sa valisid ennast. Ja see on väga suur võtmekoht. Nii et vaatan, kas on veel sul midagi öelda. Ikkagi tuleb sama sõnum, hakka ennast armastama. Ma saan aru, et selle üldisel kanaldusel oli samamoodi, et on vaja iseennast armastada ja hoida, iseennast hoida läbi enda armastuse. Et kas on Kadri küsimusele veel midagi või on kõik? Midagi tahab veel tulla sellele küsimusele vastuseks. Vägivald iseenda vastu on kõige karmem asi, mida sa endale teha saad, et kas sa päriselt või kas sa tegelikult ka seda tahad endale teha. Iseennast on seal vaja nägema hakata, päriselt iseennast on vaja nägema hakata. Üks suurimaid trikikohti ongi see, et inimesed ei julge iseennast näha. Nii lihtne on teist näha ja näpuga näidata, aga iseennast ei julge näha, sest siis peab igasuguste oma sisemiste teemonitega seal vastu vaatama või tõtt vaatama ja see ei tähenda, et sul see päris teemon on seal, vaid siin on mingisugused enda teemad ja ei juleta näha seda, sest et tihti on loodud iseendast mingisugune illusioon, et kes ma olen. Ja või mingisuguse unistuse ajendil ka. Mul oli üks klient, kes tõesti, ta oli loonud endast väga vägeva pildi iseenda seesmiselt, aga väljaspoole oli ta selline, et lömitas teiste inimeste ees ja tegelikult lõhkus ennast ja oma keha nii jõuliselt, et mingil hetkel lihtsalt hakati talle stopp ütlema. Ja kui sa õpid kuulama oma vaime, näiteks oma kaitsevaime, oma saatjaid, oma ingleid, kes iganes sind ümbritseb, siis nemad hakkavad sulle saatma sõnumeid. Nad hakkavad sulle ütlema, et stopp aitab. Nad ühel hetkel võivad panna sind valiku ette ja tuua sulle igasuguseid hoiatusi. Ja mina olen saanud päris mitu hoiatust selle eest, et ma pugesin peitu, ei olnud mina ise, sest et minul on see missioon siin, kus ma pean olema nähtav, ma pean olema julge ja kõik see, mis mu varasem elu on olnud, see on tegelikult kasvatanud mind selleks, kes ma olen, et mul oli vaja seda kogemust saada. Et mis kogemus sina oled endale siia kaasa võtnud. Ma seda kanaldama praegu ei hakka, sest et see ei ole avalikkuse mõttes üldse oluline, vaid oluline on see, et sina hakkaksid aru saama endast. Ja nagu ma olen siin korduvalt ütlenud, kõige lihtsam on kirjutamise tehnika. Loen ühte sellist päris rasket raamatut, et keha peab arvet, et seal on psühholoogia ja seal ka ma avastasin, et see, kes tegeleb, see psühhiaater või psühhiaater oli, kes tegeleb nende raskete traumahaigetega, kellel on psühholoogilised traumad, siis samamoodi seesama kirjutamistehnika on, mida neile soovitatakse teha, et kirjutada välja kõik see, mis sinu sees on, see sisekõnena. Ja ma olen seda kirjutamise väljakutset vist isegi, kas oli aasta tagasi või? Ühesõnaga, ma olen seda teinud siin ka ja seal on nagu point selles, et kui sa hakkad kirjutama, siis vaata meel ju ütleb, aga ma ei tea midagi kirjutada ja tavaliselt inimesed siis tõstavad selle kõrvale. Aga seal on nagu üks väga hea asi, et sa paned kas või kellal stopperi käima või telefonil on ju ja taimeri 10 minutit. Sa hakkad kirjutama ükskõik mida sinna. 10 minutit sa pastakat ei tõsta paberi pealt ära. Ja
ja kui see 10 minutit hakkab täis saama, siis sul lihtsalt käib mingisugune sisemine selline klõks ära, kus hakkab voolama see sinu sisekõne. Seda ma olen ise korduvalt praktiseerinud, see on ka päriselt nii. Ja vahest ma olengi alustanud kirjutamist, aga ma ei tea mitte midagi kirjutada ja kõik on nii jama ja ma ei tahagi olla üldse sellises kohas praegu siin ja nii edasi. See on praegu näide, ma ei mäleta, ma ei ole selliselt kirjutanud, aga ma tean lihtsalt seda, et ma olen sinna kirjutanud selle, et ma ei tea, mida praegu kirjutada siia, aga see töötab. Sa saad ühendust selle oma keelega, sisemise keelega ja sa saad enda jaoks väga palju nähtavaks tuua. Aga nad ei taha veel lõpetada sinuga, midagi on veel, mis tahab tulla sulle. Tahavad rääkida joondumisest, et tegelikult on viimane küsimus ka, milline on joondunud naine. Et mis on see joondumine siis? Mis on nõutav enesega suuremasse joondusesse tulekuks? Kusjuures Kadri sulle näitab sellist asja, et on see meditatsioonipoos nagu joogi meditatsioonipood, et sa poos, mitte pood, et sa istud jalad ristis, su selg on sirge, hingad ja tood ennast siis lähemale iseendale, sa vajud nagu kehasse täielikult niimoodi, et sa tunned, kuidas sul nagu kas või niimoodi lüli kaupa selgroo pealt sa vajud järjest allapoole enda kehasse. Hästi rahulik hingamine, õlad on lõdvad, kael on selline lõda, samas on ju sirge. Praegu on muidugi keeruline seda teha, aga näidatakse, et sulle on soovitav seda maa peal teha. Praegu on väljas külm, aga see võiks olla siis näiteks mingisugune puitpõrand. Ja näidatakse seda, et hästi pikad rahulikud sisse ja välja hingamised. Hästi teadlikult, nii et su tähelepanu on keha tunnetuses. Ja see pikk rahulik hingamine on sul vaja nagu talletada kehamälusse, et kui sul on vaja ennast joondusesse tuua, kui on mingisugused keerulised situatsioonid või sul on vaja mingisugusest asjast läbi minna nii-öelda, et siis sa teed läbi selle, et su keha lihtsalt automaatselt tõmbab nagu sellises, selgroog läheb sirgu, kael, õlad läheb pingevabaks ja sa hingad rahulikult ja see ühendus aitab sul jõuda edasi või mingisugustest asjadest, teemadest läbi minna. Sul ei pea silmad kinni olema, aga võib-olla alguses aitab see, kui sul on silmad kinni, sest siis sa saad paremini kontakti ja ühendust sellega. Kes sa oled, mis on sinu sees? Tuleb selline hoiatus ka veel, et need inimesed, kes tegelikult väldivad ennast, ega nendel ongi väga keeruline. Nad ei taha enda sisse tulla või nad ei taha oma sisemaailma näha. Nii et see on ikkagi sellest kohast nagu tuleks läbi minna. Seal on vaja võtta see jõud kokku ja impulss läbi minna. Ja mingisugused rasked emotsioonid ka lihtsalt välja karjuda ja nutta. Lihtsalt, et sa teed selle ära ja mitte jääda ohvri rolli seal, et sa jääd edasi nagu vettima selles, vaid et sa lihtsalt puhastad, kõik tehtud, paned kõrvale. Nii, nüüd on kõik ja see viimane siis ka, milline on tegelikult joondunud naine. Tuleb lihtsalt vastuseks, et naine, kes on oma voos. Naine, kes teab, kes ta on, mida ta tahab.
milline on tema power, tuleb jõud siis sees, sest vägi ja jõud on minu jaoks üks ja sama sõna, aga vägi on tihti nii ära leierdatud, et kui räägid väest, siis aga kui räägid jõust, siis tunned kohe, jess, see sisemine jõud, see ongi sinu vägi. Sirge selgrooga kõnnib selg sirge ja vaatab otse. Ei kõnni niimoodi, et nina lössis, vaid et on otse vaade. Ma tean, kes ma olen, ma tean, mida ma tahan. Mul on olemas see ühendus ülesse, alla, maandust. Maandus on, ma ei tea, üks olulisemaid asju vist naistel kõigele muule lisaks. Aga et naised lihtsalt läbi oma selle hormonaalse mõjutuse võivad teha igasuguseid emotsionaalseid trippe siis ja kehalisi mingisuguseid raskeid kogemusi võivad saada siis seetõttu ja füüsiliselt siis ka nagu aidata kaasa sellele, et sinu hormoonid oleks tasakaalus. Ja see on jälle sinu elustiili ülevaatamine. Nii, rääkinud olen väga palju. Kurk juba kuivab, tund aega on möödas ja natuke rohkemgi veel. Minul oli väga põnev. Mida ma veel tahan siia juurde siis öelda on see, et oi Merle, kahjuks ma hetkel tunnen, et ma ei jaksa enam praegu sulle sõnumit kanaldada. Et ilmselt jääb mõneks teiseks korraks, sest et tegelikult oleks väga äge selliseid laive veel teha. Mida ma tahan sulle öelda? Tahtsin sulle öelda, et armas kuulaja, et jaanuarikuus nüüd on sündmus ainult nendele, kes on tähenaistes osalenud ja see on nagu selline pikem teekond. Aga minuga on endiselt võimalik teha online sessioone või päriselu sessioone, et vaadata enda teemadesse, siis samuti teen endiselt kanaldusi, kui soovib keegi sõnumit, siis tuleb lihtsalt kirjutada mulle. Hinnakiri on minu kodulehel olemas, karinkai.ee. Mandalaid praegu väga tellimuse peale ei joonista. Aga kui on mingisugune väga huvitav soov, siis kindlasti ma kaalun seda. Nii et ja pataanaõli ma teen jaanuarikuus, ongi jaanuar käes, et ma teen selle kuu jooksul uue tellimuse ja võib-olla valin siis mingisuguse šampooni ka sealt testimiseks, et vaatab, et kuidas see aitab inimesi, aitab mind. Minul on juuksed on püsti peas, soengut on nii keeruline teha, sest et uued noored juuksed on kasvamas ja siilikad. Ja koduleht on olemas, siis sinna kodulehe juurde peaks mingil hetkel valmima ka e-pood, see on hetkel ehitamisel, et siis läheb kergemaks minu toodete ostmine, sest et mandala värviraamat, siis maagiline mandala värviraamat, seda saab ka minult otse osta ja sõnumikaardid on mul mõned pakid veel alles jäänud, ma väga neid ei reklaami välja, et kes teab, see teab, et neid lihtsalt seda pataanaõli ja kõike neid muid asju saaks otse minu lehelt osta, sest et Apollos näiteks maksab minu värviraamat väga-väga palju. Et kui mina müün 12 euroga, siis seal oli vist kas 16,99 või? Nii et soovin sulle mõnusat laupäeva õhtut ja kui lähed magama, siis head und iseendana, iseenda sees, iseenda kaisus ja armasta ennast ja kohtume mõnes järgmises laivis või mõnel sündmusel. Tšau!